Tervist, mina olen Illar Kahvinevalt ja täna on 10. august 2018 aasta ja ma teeksin ülevaate tänasest 4 teatajast, ühesõnaga, kus mul 2 lugu sees. Nii, 4 teataja. Ja siin on näiteks selline lugu, et kuhu nüüd prügi panna, et Tori töökoha piirkonnas võllid teel asusid juba aastaid üldkasutatavad prügikonteinerid, aga hiljuti viidi need sealt ära ning rahval tekkis küsimus, et kuhu nüüd prügi panna. Et Eestis on 3 taaskasutusorganisatsiooni, millel on kohustus tarbijalt tasuta pakendijäätmeid tasuta võtta ning kohaliku omavalitsuse ülesandeks on teha koostööd kõigi 3-ga. Et sellisest kohustusest ei teadnud ma siiani midagi, et tean vaid seda, et elanikkonnale suruti peale lepingute sõlmimist Rakendusseltsiga, et elanikud ostaksid neil teenust. Et Tori vallavalitsusest anti teada, millistes valla asulates ja külades on veel need üldkasutatavad konteinerid, aga paraku polnud seal kirjas kõiki Tori valla külasid, nagu näiteks Rätsepa või ka Reisa. Miks siis otsustati Tori töökoha juurest ette prügikonteinerid ära viia? Põhjuseks oli see, et teatud valla elanikud tõid sinna ka ohtlikke jäätmeid, mida sinna poleks tuua tohtinud. Ja ma olen pidevalt nüüd saatnud kirju siis nii nende taaskasutusorganisatsioonide, mida on 3, et uurinud, et milline neist oleks nõus siis tooma oma selle konteinerid siia Rätsepa külla või Riisa külla, sõnaga siiamaani pole vastust saanud ja Tori vallavalitsusel on ka nagu pohhui sellest kõigest, et viigu, kus rahvas oma risu tahab, sõnaga, et pakendijäätmed, et Torist kõrvaldati ära, et Toris on üldse niisugune komme vallavalitsusel teha, et kui on probleem, et viime asja ära, et siis on nii, et probleem lahendatud, aga kui nad sellest tõesti aru ei saa, et see ei ole probleemi lahendus, et see on lihtsalt lihtne lahendus. Et kui viia asi ära, et tuleb ikka teha nii, et igas külas on oma konteinerid olemas. Nii, et ma veel viputan veel rusikat selle vallavalitsusele ja nende värkidele, et asi tuleb korda teha, et enne ma ei lõpeta, kui on konteinerid olemas. Nii, ja siis teine lugu on mul siis Kevad Arno ehk Arno Liiveriga, et kes käib Mustikal, kuid teeks ka mõne filmirolli, et eelmine pühapäev. Et ma helistasin nagu siis Arno Liiveri korteri telefoni numbrile, sõnaga, sealt on väga raske teda nagu kätte saada, et sealt telefoni keegi mõtleb, et Arno Liiveri numbrit ma siiamaani, mobiilinumbrit siiani ei teadnud, aga nüüd ma tean ka seda, sõnaga, kui vaja saab kodus helistada. Et Arno Tallinna kevade filmist tuntud Arno Liiverit on väga raske telefonisse kätte saada, kui ei ole tema mobiilinumbrit, sest Arno Liiver ja tema pere lauatelefoni lähetus ei viibi eriti. 5. augustil helistasin taas Arno Liiveri lauatelefoni ning seda imet, üks naisterahvas tõstabki telefonitoru ning kutsub Arno telefonile. Küsin Arno Liiverit, et kuidas ta läinud on, kas tööd on leidnud. Arno vastab, et Hiiumaal pole lihtne tööd leida, aga Mustikametsas pidi ta ikka käima. Kurtab samuti ilma üle, et on olnud nii põuane suvi, et midagi ei taha kasvada. Uurisin siis Arno Liiverit, et millist tööd ta teha tahaks, et selle küsimuse peale järgneb umbes minutiline paus, siis Arno vastab, et autojuht ta oleks küll. Kuna Arno Liiver on eestlaste südames läinud ikkagi filmidega eelkõige kevades ning ka lühiepisoodid suves ja sügises, siis otsustasin küsisin Arno Liivert, et kui talle pakutaks näiteks rolli mõnes meie telesarjas või filmis, et kas ta võtaks vastu. Arno Liiver ütles, et võiks proovida küll, miks mitte. Eesti telejaamades või Eesti telekanalites on juba mitmed huvitavad telesarju, mida tootjafirma võiks ju Arno Liiverile rolli pakkuda. Eestis tehakse ka hulganisti mängufilme, mõni filmitegija võiks Arno Liiveriga ühendatud talle rolli pakkuda. Tõepoolest, et miks siis ei pakuta, et igasugused tehakse igasugused telesarju ja filme, nii et võiks ka Arno Liiveri võtta uuesti kas mingite episoodi mängima. Nii et siis sellised lood siis 4 teatas 10. augustil minult sõnaga. Et mina olen siis Illar Kahvinevalt ja taas kohtume.